Avame nüüd uue päeviku. Nimetame selle emotsioonide päevikuks. Nädalaajaliseks. Iga nädal ma hakkan teile näitama iga päev oma emotsioone. Selles vlogis, selles osas te siis näete, kui hüppeliselt see kõik muutub mul. Nii et head vaatamist. Tere hommikust. Teine hommik järjest mind üritati üles äratada ja ma vihkan täiega seda. Vot praegu veits ärkasin, läks aega ja nüüd sätin ennast ja lägin koeraga väljas ära. Täna on veits tegemist. Võtan teid kaasa endaga. Näitan siis mis ma tavaliselt vabadel päevadel teen. Nii et davai, lähme sättima. Kuna praegu on selline periood pigem, siis nimetan seda, kus mul ei ole seda maniakaalset aktiivset faasi, mis iganes, pole ka depressiivset faasi, siis nagu olen mina ise. Siis ma vist puhkan nendest mõlemast faasist praegu ja ma ei ole nagu ülimalt aktiivne ja ma ei ole nagu laisk, vaid ma olen see keskmine praegu. Ja tujudega on mul ka selline nagu keskmine. Ma ei tea, kusjuures ma panin tähele, et ma jönnin hästi palju praegu viimastel päevadel. Nagu täiega jönnin. Mitte küll mul midagi valutab, on ju, ja küll ma ei tea, mis iganes. Nagu sita häda vahepeal. Vahepeal korra tuli siin mingi päev tööle jalutada, see eile vist äkki. Allergia. Ma ei tea, midagi õitseb väljas siis järelikult. Aga jah, täna ma midagi erilist sihukest ei teinud, on ju. Polnud nagu väga sihuke õige hetk filmida. Sest et ma käisin täna ärikohtumisel emaga ja ei ole väga koht, kus filmida ja aga midagi muud ma ei olegi täna teinud. Natukene vist tegelesin oma aiamaaga ja homme tegelen temaga rohkem. Ja siis nii ongi. Ma ei tea, täna ma lihtsalt vedelen. Lihtsalt mitte midagi. Söön, vedelen ja kõik. Sest ma võin. Sest ma luban endale. Nii. Homme tuleb uus päev, siis homme vaatame. Ma loodan, et märkan homme normaalse tujuga üles. Kui mul siin mõni 4-järgne sõber ei hakka hui. Ei hakka segama mind. Oot niimoodi. Aga vaat ja näeme, mis järgmine päev toob meile. Täna on teine päev hommikul. Ma ei filminud mitte midagi, sest et mul oli järjekordselt hästi halb tuju. Ja täna ma siis lõpuks sain aru, et mul on depressiivse faasi tippfaas siis põhimõtteliselt. Mul on terve päev hästi halb tuju olnud. Minuga ei ole nagu väga mõtet rääkida, sest et ma ei suuda väga kainelt asju mõelda. Mul on praegu hästi selline depressiivne olek. Ma ei taha väga süüa. Mul on külma ja kuuma hood, mis on täiesti nagu normaalne. Ja ei tea. Ühesõnaga, ma ei taha mitte midagi teha ja ma läksin täna varem töölt ka ära, sest et ma lihtsalt sain aru, et mu olemisega ei ole mitte midagi teha praegu. Ma lihtsalt lasen endal täna olla ja homme lähen uuesti tööle. Nii et jah, ma ei tea. Ma ei taha mitte midagi. Mul on lihtsalt nii halb tuju ja nii halb vaimselt olla, et jah.
Tere hommikust, täna on 3. hommik siis sellest vlogist. Ja kuidagi enam-vähem murega pooleks ma sain selle öö nagu magatud. Suht raske oli magama jääda, kuna ärevus oli tugev. Ma suhtlesin selle ChatGPT-ga ja mis ta mulle ütles, ta ütles mulle seda, et mul on arvatavasti bipolaarse häire ärev depressiivne faas, ehk siis tegelikult mul alati depressiivse faasiga tuleb juurde ka ärevus. Kaamera veits tõmbleb, sest et mul käsi väriseb, kuna ma olen rohtu täis pumpanud ennast praegu selle jaoks, et lihtsalt tööle minna. Mu näost on näha, et ma olen paistes. Tavaliselt ma olen väga paistes siis, kui ma olen olnud rahustites sedal. Niimoodi. Tuju on natukene parem kui eelnevad päevad, hommikuti vähemalt. Aga olek on selline, ma ei tea. Käes küll midagi püsida, nagu näete, ei saa, sest et kaamera väriseb. Vot, niimoodi. Ega ma ei tea, ma nüüd teen ennast lõplikult korda ja käin koeraga väljas ja lähen tööle. Vaatame õhtul, mis saab. Ma eile õhtul ei filminud sellepärast, et mul oli nii tugev kobarpeavalu, vist äkki seda nimetatakse. Ja sellepärast ma ei filminudki. Ma suht kiiresti sõin ära ja läksin magama ära. Aga ma sain hakkama. Jah, ma sain hakkama. Tööl sai ilusti ära käidud ja täna lähen tagasi. Täna tunnen ennast natukene juba parem. Aga päeva peal ikkagi siuke emotsioonitu ja siuke olla. Jah, mul on pigem praegu emotsioonid välja lülitatud, eks ma olen siuke nagu tuim. Ma ei ütleks enam, et ma depressiivne oleks, aga ma olen tuim. Ma olen nagu savi kõigest. Siuke, näe. Vot, nii et järjekordselt sättima ja koeraga välja ja lähme tööle siis. Homme ma saan magada. Ma arvan, et ma homme magan terve päeva lihtsalt maha. Kõlab nagu plaan. Mega hea plaan, tahaks täiega magada. Äkki läheb paremaks kõik. No ma loodan. Võtta. Täna on, ma ei tea, juba mitmes vlogipäev. Kaotasin järje juba. Ma ei tea, mul õhtuti on suht raske peale tööpäeva mingisuguseid videosid teha. Sest ma eile olin päris väsinud tegelikult. Tuli palju kiirem vahetus, kui tegelikult nagu arvata oleks võinud. Et jaanipühadel inimesed võiks nagu šašlõkki süüa. Mina küll sain peale tööpäeva šašlõkki. Nagu jaanid need sellised on. Vahet ole, et see oli korteris ja 5. korrusel ja kusagil teki all. Aga ei ole. Võiks midagi olla. Mul hakkab koer siin jälle tegelema. Ma lihtsalt praegu vedelen ja sest ma ei viitsi püsti istuda. Igatahes, kuidas mul olla on, ma tunnen ennast juba palju paremini. Ma loodan, et see oligi, mis te nägite, oligi selle viimane tõuge. Ehk siis nüüd nagu peaks nagu see ära olema.
sest et tegelikult on alates 9. juba, ehk siis ta on päris mitu nädalat. See depressiivsuse asi olnud mul, depressiivsuse faas, siis kuna ma olin enamjaolt rahulik, olin rahulikum selles aktiivsusfaasis, siis peaks ka depressiivne faas olema enam-vähem rahulik. Aga ei, mingisuguse asjad ikkagi pidi nagu andma. See selleks, et käed mul endiselt värisevad, ma vahetan vahepeal siin käsi. Täna on mul ainuke vaba päev ja täna ma kavatsen süüa rämpsu ja lihtsalt vedeleda. Just nimelt. Lihtsalt süüa rämpsu ja vedeleda ja magada ja taastuda, sest et ma lähen 5 päevaks tööle. Kuna täna on kõigil vaba päev minu tiimis, siis jah, siis lähen tööle. Oot, aga tuju on juba palju parem. Lihtsalt tahaks näiteks puhata. Ja ma arvan, et läheb paremaks veel. Ma loodan. Ma pean rohud nüüd ära võtma. Ja vaatama, mis rämpsu ma söön täna. Ja mis filmi ma üldse vaatan. Tegelikult peaks koristama. Ja pesu pesema. Me ei viitsi. Sorry. Kellele see ikka vajalik on? Koerale. Vaevalt. Aina. Just nimelt. Oot, aga okei, ma lähen siis nüüd. See elu tundub liiga ideaalne praegu. Issand jumal, ka hea. Võib-olla. Ma nüüd puhkama. Mul täna hommikul ei olnud jälle mingisugust tuju ega aega filmida, sest et ma pidin suht vara tööle minema. Ja ma põhimõtteliselt magasin veitsitse ka. Vaat. Ja mina ei tea, nagu käega jälle pühitud. Mul on päris halb siuke vaimne olek. Ma ei taha jälle mitte midagi. Lihtsalt nagu eksisteerin. Miski kohati tunnen seda, et ma tahaks nutta. Aga nagu ChatGPT mulle ütles, et see on täiesti normaalne, sest et mu aju taastub depressiivsest faasist ja tundubki niimoodi, et üks päev on parem kui teine. Ja ma lihtsalt pean aega andma selleks, et täielikult taastuda sellest. Ja sellistel hetkedel ma lihtsalt jälle tunnen, et ma olen nii väsinud sellest kõigest. Nagu ülimalt raske on nagu vastu võtta või ma nagu jäin mõtlema selle peale, et nagu kuidas ma saaksin seletada bipolaarsust. Ma saaksin võib-olla seda seletada sellistele inimestele, kes on kunagi tarbinud näiteks amfetamiini või mingit muud selliseid asja. Kuidas see nagu see, kui sa tõmbad, see eufooria, see on ju, see on täpselt see, mis mul on siis, kui mul on aktiivne maniakaalne periood, mis kestab mul nagu kuu. Praegu on vähemalt 6 aega kestnud. Ja see depressiivne faas, ehk siis see kass, lomka või mis iganes, see on täpselt see sama, mis minul on. See kestab mul 6 aega. Aga praegu on 3. nädal. Depressiivset faasi, ma ei tea, ma loodan, et ta nüüd hakkab vaikselt tagasi tõmbama. Vähemalt võiks. Te olete peaaegu nädal aega jälginud mu olemist. Siuke lainetav.
raske. Täiega raske. Kõige raskem on teeninduses tööl olla. Mina küll ei tahaks, et mind teenindaks selline teenindaja nagu mina, aga ma ei saa mitte midagi ega teha. Ma annan endast nii parimat, kui ma suudan. Aga noh, ma pean aru saama sellest ka, et ma olen ka inimene. Ja kahjuks nii on. Vaat. Ma ei tea. Ja, ma lihtsalt magama. Ja loodan, et homme märkan normaalse tujuga üles. Ma väga loodan. Nii. Eile oli siis 7. päev, aga ma ei filminud mitte midagi. Mul on ülimalt raske sellistes nagu selles faasis midagi üldse filmida või üldse kuidagi jagada millegiga. Aga jah, halb oli eile vaimselt olla. Ma sain aru, et igatepidi mu keha andis mulle märku juba, et ma peaks pidureid tõmbama ja ma läksin haiguslehele vaimsetel tervislikel põhjustel. Ja eks ma olen praegu korralikult mõelnud, et kuidas ma saaksin nagu nüüd edaspidi nagu okei olla. Ja noh, mitte okei olla, vaid mis vigade parandust ma saaksin teha aktiivses faasis, et depressiivses faasis seda ei tuleks. Vot. Ühesõnaga, nüüd ma siin siis kodus olengi, ma lihtsalt puhkan, mida lihtsalt vedelen, vaatan telekat ja näpin telefoni aeg-ajalt. Üritan praegu selle sisemise ärevuse maha rahustada, kuna tegelikult ärevus on päris normaalne. Ma öösiti magan hästi halvasti ja vaikselt harjutan ennast jälle sööma, kuna mul on räiged probleemid olnud jälle praegu söömisega. Ja sorry. Ja kui ma nagu ei harjuta edasi, siis mul võib tulla söömishäire juba, mida meil ei ole vist vaja. Ei ole vaja. Vaat. Aga selline see nädal oligi. Tõusud ja mõõnad ja ma isegi ausalt öeldes ei arvanud seda, et ma suudan kuidagi filmida seda depressiivset faasi. Aga nagu näete, nii ta on. Aga eks ma edasi ikka jätkan sellega, sest te näetegi nagu reaalselt kui tore on elada bipolaarse häirega ja kui palju see nagu mõjutab mu elu. Vot. Ehk siis võt niimoodi. Aga ma loodan, et oli tore vaadata. Ja jah, ma ei oska enam mitte midagi öelda. Seekord lõpetame niimoodi.